4 pikka aastat andis Venemaa president Vladimir Putin pidevalt lubadusi ja murdis neid. Ta ütles Vene rahvale, et sõda on kaugel, elu jätkub enam-vähem tavapäraselt ning ohvreid toovad teised mehed kusagil mujal. Ja 4 pikka aastat uskus enamik venelasi teda või vähemalt talusid seda valet, sest elu polnud esimestel aastatel eriti muutunud. Aga tundub, et Venemaa on jõudmas murdepunkti ja kiiresti. Täna räägime täpselt sellest, miks see nii on ja mida see võib tähendada Kremlis istuva mehe jaoks, kes on kogu oma maine rajanud sellele, et ta ei paista kunagi nõrk. Alustame internetist, mis kõlab tankide, droonide ja rakettide taustal peaaegu tühisena. Alates 2025 aastast on Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus ehk FSB sulgenud riigi mobiilset internetti enneolematul skaalal. Ametlik seletus oli julgeolek. Ukraina droonid kasutasid navigeerimiseks Venemaa mobiilsidevõrke ning signaali katkestamine pidi need pimestama. Kuid katkestustest sai kiiresti midagi enamat kui õhutõrje. Need muutusid kontrollivahendiks, osaks Venemaal laienevast vaba infoliikumise mahasurumisest. Ja numbrid on jahmatavad. 2025 aasta lõpuks registreeris Venemaa igal kuul umbes 2000 mobiilse internetikatkestust. Võrdluseks, see on rohkem katkestusi kui kogu ülejäänud maailm kokku koges kogu 2024 aasta jooksul. Siis läks asi hullemaks. Selle aasta märtsis lülitasid võimud Moskvas endas mobiilse interneti välja peaaegu 21 järjestikuseks päevaks, pakkumata miljonitele elanikele mingit tõelist seletust. Ja Moskva ei ole linn, mida saab lihtsalt välja lülitada. Kui signaal kadus, jäi tavaline elu seisma. Inimesed ei saanud maksta kaartidega, otsida aadressikaardilt, tellida telefoni kaudu taksot ega mõnel juhul isegi parkimismajja või avaliku tualetti sisse pääseda, sest nii suur osa linna põhitaristust toimib nüüd rakenduste kaudu. Julgeolekuteenistused olid samuti peaaegu täielikult blokeerinud rakenduse Telegram, mis on üks riigi enim kasutatud sõnumiplatvorme alates 2026 aasta aprillist. Inimesed saavad blokeeringust mööda hiilida virtuaalse privaatvõrgu abil, kuid riik liigub ka nende keelustamise suunas. Nende asemel on valitsus kasutusele võtnud omaenda sõnumirakenduse, riikliku platvormi nimega Max, mis on nüüd eelinstalleeritud Venemaal müüdavates telefonides. Aga mis veel hullem, vaid mõne nädala pärast tundus, et valitsus pööras oma otsuse ümber. Platvormi kiire käivitamine tähendas, et sellel puudusid turvaelemendid, mistõttu anti korraldus taas soovitada eesliini vägedele Telegrami kasutamist. Miks see siis jätab Venemaast nii nõrga mulje? Vastus peitub narratiivi kontrollis. Aastaid hoidis Putin sõda Moskva ja Peterburi elanike jaoks mugavalt eemal, just nende inimeste jaoks, kelle rahulolu on tema režiimi stabiilsuse seisukohalt kõige olulisem. Sulgemised tõid sõja ja ebastabiilsuse inimeste mõtetes esiplaanile. Äkitselt polnud sõda enam kauge kõmin õhtustes uudistes. Väikeettevõtted kaotasid sõna otseses mõttes raha, sest nad ei saanud katkestuste tõttu oma veebipoode käigus hoida. 4 aastat hiljem oli sõda jõudnud koju ning see mõjutas otseselt miljonite inimeste igapäevast elu, keda polnud kunagi palutud selle peale eriti mõelda. Ja need inimesed hakkasid rääkima. Kriitika on olnud valju, avalik ja isegi ebatavaliselt otsekohene riigis, kus sõnavõtmine on tõeline risk. Räppar, kes esineb nimega Pataka, ütles oma publikule, et riik libiseb tagasi kiviaega ja nõudis teada, kas need, kes selliseid poliitikaid välja mõtlevad, on mõistuse kaotanud. Endine KGB ohvitser Andrei Bezrukov, kes pole sugugi liberaalne dissident, esitas samuti avaliku noomituse, hoiatades, et riik tegutseb nüüd omaenda rahva vastu ja muudab nende elu lihtsalt hullemaks. Monacost postitas Vene blogija Victoria Bonia 18-minutilise video, mis oli suunatud otse Putinile. Selles kirjeldas ta rahvast, kellelt on kõik ära võetud ja keda ikka veel röövitakse. Video läks Venemaal kohe viraalseks. Oluline on märkida, et proteste ei ole, vähemalt veel mitte. Kuid kõik need sündmused koos tõsiasjaga, et Venemaa kaotab aeglaselt, kuid kindlalt kontrolli tegelike sõjanumbrite üle ja peab paratamatult oma avalikkusele tõtt tunnistama, tähendab, et nüüd on reaalne oht, et just see juhtubki. Küsitlused räägivad sama lugu kuivades arvudes. 2025 aasta detsembris leidis riiklik küsitlusfirma Vitsium, et umbes 78% venelastest ütlesid, et nad usaldavad Putinit. 2026 aasta aprilliks, vaid 5 kuud hiljem, oli see number langenud 65,6%-ni, langus 12,2% võrra, mis tähistas kogu sõjaaja madalaimat taset. Nüüd, riikliku küsitlusfirma numbreid tuleks alati ettevaatlikult võtta, sest need on loodud selleks, et ülemust kiita, kuid just see teebki selle languse nii ohtlikuks.
Kui isegi Kremlile kuuluvad küsitlejad avaldavad sellise languse, on tegelik meeleolu tänaval peaaegu kindlasti veelgi halvem. Seda kinnitab ka fakt, et Levada keskuse sõltumatu uuring, mis viidi läbi veebruaris, näitas, et 67% venelastest usub, et riik peaks liikuma rahuläbirääkimiste suunas. 2/3 elanikkonnast ütleb vaikselt valitsusele, et nad tahavad selle lõppu. Rahulolematust õhutab ka miski, mida Kreml ei saa nii lihtsalt varjata nagu välissõda, ja see on Venemaa majanduse seis. Selle konflikti suurema osa ajast trotsis Venemaa majandus kokkuvarisemise ennustusi. Sanktsioonid tulid ja majandus kohanes. Nafta voolas edasi uutele ostjatele nagu India ja Hiina ning kuulus varilaevastik müüs seda riikidele välisriikide lippude all. Sõjalised kulutused pumpasid raha tehastesse ja palkadesse ning sõjast tingitud buum kattis inflatsiooni kaudu majandusele tekitatud kahju, kuid see hakkab aeglaselt lõppema. Ametlikud andmed näitavad, et Venemaa SKP kahanes selle aasta esimese 3 kuu jooksul 0,3%, mis on esimene selline langus alates 2023 aastast. Majandusministeerium vähendas vaikselt omaenda 2026 aasta majanduskasvu prognoosi, kärpides seda 1,3%-lt vaid 0,4%-le. Sõltumatu analüütik usub, et tegelik olukord on märksa hullem, kui ametnikud on valmis tunnistama. Mõne jaoks on Venemaa tõenäoliselt sisenemas keerulisemasse majandusperioodi lihtsal põhjusel, et sõja jätkamine muutub järjest kulukamaks. Teatud hetkest alates muutsid Ukraina kaitseliinid otsesed jalaväerünnakud lihtsalt aja, raha ja inimelude raiskamiseks. Kui vaadata pealkirjade taga olevat pilti, paistab tsiviilmajandus veelgi enam hädas olevat. Äriinvesteeringud on langenud madalaimale tasemele pärast pandeemiat, sest ükski mõistlik ettevõte ei investeeri laienemisse, kui tulevik on nii ebakindel ja laenamine nii kallis. Sõjatööstusest väljaspool olev tööstustoodang on järsus languses. Isegi siis pole Venemaal praktiliselt üldse relvaeksporti. Jamestowni fondi andmetel on Venemaa kaotanud üle 90% oma ekspordist. Konservatiivsem analüüs. 2026 aasta märtsist näitab kaotus on 5 aasta jooksul, 2021 ja 2026 aasta vahel vaid 64%. Isegi siis on see tohutu sissetuleku kaotus. Siis on veel pangad ja need võivad olla kogu olukorra kõige ohtlikum osa. Venemaa laenuandjad maadlevad kasvava halbade ärilaenude hulgaga, laenudega, mida ei maksta tagasi, sest laenuvõtjad ei suuda enam maksta. Aprillis levisid üle riigi kuulujutud, et valitsus valmistub külmutama või isegi konfiskeerima tavakodanike pangahoiuseid. Hulk suuri Telegrami kanaleid avaldasid väidetavalt lekkinud keskpanga dokumente, mis nende sõnul seda tõestasid. Need konkreetsed dokumendid olid peaaegu kindlasti võltsingud, kuid need suutsid siiski paanika vallandada ja sellest piisas. Selline närvilisus muudab kogu süsteemi haavatavamaks pangajooksu suhtes. Terves majanduses sureb vale kuulujutt vaikselt välja. Hirmunud majanduses võib sellest saada isetäituv ennustus. Ja nüüd jõuame lekkinud dokumentideni, nende juurde, mis kogu selle vestluse vallandasid. Mais esitas Ukraina president Volodymyr Zelenski sellele kõigele arvud, mida pole varem tehtud. Avalduses Telegramis väitis ta, et Ukraina välisluureteenistus oli saanud kätte Venemaa sisemised dokumendid, ausa sisemise hinnangu riigi sõjaaegsetele kaotustele, mida Moskva üritas varjata nii maailma kui ka oma enda kodanike eest. Nüüd tasub olla selge, mis need dokumendid on ja mis need ei ole. Need on väited, mida vahendab Ukraina president, viidates omaenda luureteenistusele ning algdokumente pole avalikustatud. See on teistsugune ja madalama tasemega tõendusmaterjal kui arvud, millest oleme rääkinud ja mis pärinevad konkreetselt nimetatud lääne institutsioonidelt. Seega võtke järgnevat kui Ukraina versiooni, mitte kui iseseisvalt kinnitatud fakti. Kuid kõik see langeb ebamugavalt hästi kokku kõige sellega, mida avatud andmed juba näitavad. Zelenski sõnul oli nende dokumentide esimene suurem näitaja aktiivsete naftapuurtornide sulgemine. Ta ütles, et ühel Vene naftafirmal oli juba tulnud peatada tegevus umbes 400 puurtornis. See on oluline, kuna Vene nafta on oma olemuselt omapärane. Venemaal on suletud puurtorni taaskäivitamine palju keerulisem kui paljudes teistes naftat tootvates riikides, peamiselt geoloogia ja kasutatavate tehnikate tõttu. Vaikseks jäänud puurtorn ei hakka lihtsalt uuesti tööle, kui hinnad taastuvad. Nii et need olid Volodymyr Zelenski sõnul märkimisväärsed ja püsivad kaotused, mitte ajutine paus. Teiseks näitajaks oli rafineerimise vähenemine. Venemaa nafta rafineerimise maht oli tema väitel selle aasta esimestel kuudel langenud vähemalt 10% ning ta seostas selle languse otseselt Ukraina pikaajaliste rünnakutega Venemaa energiarajatiste vastu.
Siis jõuame tagasi pankade juurde. Lekkinud hinnangus kirjeldati 11 Venemaa finantsasutust, mis valmistuvad likvideerimiseks ning veel 8 olid kriitilised probleemid, mida ei oleks võimalik lahendada ilma väliste ressurssideta. Jällegi, need on Ukraina luureväited, kuid pange need kõrvuti Venemaa valitsuse enda tunnistusega majanduslangusest. Kõrvuti sõltumatute majandusteadlaste poolt mõõdetud kahekordistunud eelarve puudujäägiga, kõrvuti halbade laenude kriisiga, mida lääne analüütikud on juba kuid kirjeldanud, ja lekkinud pilt lakkab näimas soovmõtlemusliku propagandana ning hakkab meenutama tumedamat versiooni loost, mida kõik juba näevad. Nafta nõrkus on eriti paljastav, sest kõigi hinnangute kohaselt oleks 2026 pidanud olema Vene energiatulude jaoks suurepärane aasta. Sõda Iraanis ajas ülemaailmsed naftahinnad lakke, tõustes vaid 3 kuuga veebruarist maini üle 50%. Ja see hinnatõus oli maailmaturgudele nii häiriv, et Ameerika Ühendriigid loobusid tegelikult sanktsioonidest Vene naftaekspordi suhtes, et toornafta voolaks edasi. Vladimir Putin oleks pidanud rahast suplema ja hetkeks ta oligi. Märtsis kasvas Venemaa naftaeksporditulu peaaegu 2-kordseks võrreldes eelmise aasta sama kuuga ning see oli kõrgeim kuine kogusumma alates 2023 aastast. Aga sellest ei piisa. Enne kui me selgitame miks, veendu, et oled tellinud sõjasaate, et sa ei jääks ilma ühestki ülemaailmse geopoliitika uudisest. Me postitame iga päev videoid, mis käsitlevad hiljutisi sündmusi, suuri pöördeid ja olulist teavet, mida pead teadma. Tagasi Venemaa näilise naftakriisi juurde. Suur osa sellest on seotud sellega, et Ukraina rünnakud rafineerimistehaste ja energiarajatiste vastu on piiranud Venemaa võimalusi majanduslikuks kasumiks, vähendades otseselt seda, kui palju naftat Venemaa suudab toota ja eksportida. Carnegie fondi analüüsi kohaselt olid Venemaa naftaekspordid 2026 aasta aprilli alguseks langenud 3,5 miljoni barrelini päevas võrreldes varasema perioodi keskmisega, mis oli 5,2 miljonit barrelit. 2 nädala jooksul tähendab see umbes 30 miljonit barrelit välisturule müüdud naftat, mis jäi saamata just siis, kui hinnad olid kõige kõrgemad. Isegi eelmisel aastal ründas Ukraina vähemalt 21 Venemaa 38 rafineerimistehasest, põhjustades kütusepuudust, hinnatõusu ja pikki järjekordi tanklates. Ja kampaania muutub üha intensiivsemaks, suuresti tänu sellele, et Ukraina on välja töötanud kaugmaadroonid, mis suudavad rünnata Venemaa territooriumi sügavamal kui kunagi varem. Ühel ööl mai keskpaigas lasi Ukraina Moskva pihta välja 600 kaugmaadrooni, mis oli üks suurimaid selliseid rünnakuid kogu sõja jooksul. Paljud neist suutsid läbida pealinna kaitse ning tabasid esmakordselt selle suurimat rafineerimistehast. Kui majandus on surve all, on ka olukord lahinguväljal vaikselt muutunud. Ja see võib olla areng, mis hirmutab Kremlit kõige rohkem, sest see lööb otse Putini võimu allika pihta. 2025 aasta detsembris liikus Venemaa edasi, hõivates iga päev peaaegu 7 ruutmiili Ukraina territooriumi, nagu teatas Sõjauuringute Instituut. Siis hakkas edasiliikumine aeglustuma. 2026 aasta veebruariks pöördus edumaa näitaja esimest korda pärast 2023 aasta juulit vastupidiseks, kui Ukraina hakkas territooriumi tagasi võitma. Põhjuseks ei ole ainult julgus või õnn, vaid tehnoloogia ja tööstusbaas, mis õpivad hirmuäratava kiirusega uuendusi looma. Ukraina uusimad droonid on laiendanud tapmistsööndit, seda surmavat maa-ala, mille ründavad väed peavad ületama enne, kui nad saavad territooriumi hõivata ja hoida. See tsoon on nüüd nii surmav, et Vene väed ei saa enam koonduda suurteks 30-mehelisteks rünnakurühmadeks, mis varem Ukraina liinid üle ujutasi. Nad on sunnitud selle asemel edasi liikuma väikestes 2- või 3-liikmelistes rühmades. Robert Provdik, Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem märkis, et kuigi droonid moodustavad vaid 2% Ukraina sõjajõududest, moodustavad need kolmandiku kõigist sihtmärkidest, mida Ukraina hävitab. Ja pidage meeles, et arvesse tuleb võtta ka kaugmaarünnakuid, kus Ukraina ründab pidevalt taristut enam kui 60 miili kaugusel rindest. Aga kuidas see kõik nii läks? Kestev kurnamissõda pidi tehniliselt olema Venemaa võita, lähtudes karmist loogikast, et neil on rohkem mehi, keda lihaveskisse saata kui Ukrainal, kuid lõpuks on see aritmeetika neile järele jõudnud. Andmeed alates 2025 aasta detsembrist viitavad sellele, et Venemaa kaotused ületavad nüüd nende värvatavate arvu. Ajakiri The Economist on arvutanud, et umbes 3% kogu Venemaa sõjavõimelisest meesrahvastikust on selleks sõjaks 2026 aasta keskpaigaks kas hukkunud või haavata saanud. Vladimir Putin oli varem vältinud täieliku mobilisatsiooni poliitilist õudusunenägu, ostes selle asemel oma sõdureid. Riik pakkus allkirjastamisboonuseid ja palku, mis olid vaesemates piirkondades elavatele meestele liiga suured, et neist keelduda, ulatudes mingil hetkel isegi üle Venemaa keskmise aastapalga. Aga see inimressurss hakkab otsa saama ja Venemaal on tulnud värvatavaid mujalt otsida.
kas mäletad neid 11 000 Põhja-Korea sõdurit, kes saadeti Venemaa eest võitlema ja kellest kirjutati 2024 aasta lõpus? See oli ilmselt alles algus, sest Venemaal õnnestus saada 1700 värvatut Aafrika riikidest, sealhulgas Zimbabwest ja Keenias. Kuid lõpuks on need arvud võrreldes sellega, mida Venemaa tööjõu mõttes vajab, vaid tilk meres. Nii et Kreml kasutab varjatud meetmeid. 2025 aasta oktoobris muutis Putin föderaalseadust nii, et reservväelasi saab kutsuda teenistusse isegi siis, kui väidetakse, et tegemist pole sõjaga, vaid erilise sõjalise operatsiooniga. Ja riik on hakanud sundima oma ettevõtteid värbajatena tegutsema, andes neile ette sõdurite värbamise kvoodid. 2026 aasta jaanuaris muutis riik ajateenistuse aastaringseks, mis tähendab, et mehi võib kutsuda teenistusse igal ajal, kui neil on vaja teenida, ja samal ajal on boonused pidevalt kasvanud. Iga üks neist valikutest lisab veelgi valu uppuvale majandusele, sest iga rindele saadetud mees on töötaja, kes võetakse niigi tööjõupuudusest tööturult ära. Kui soovid ühte pilti, mis näitab, kui kaugele see on läinud, vaata 2026 aasta võidupüha paraadi Punasel väljakul. Putini jaoks on see paraad püha, poliitiline teater. See on loodud hirmutamiseks, et näidata Venemaad suure sõjalise jõuna ja siduda praegune sõda Nõukogude Liidu võiduga Natsi-Saksamaa üle. Sel aastal oli see vaid vari sellest. Raskevarustusest oli puudus ja pidev hirm, et ukrainlased võivad üritust rünnata, sundis kogu varustuse, mis muidu oleks tänavatel paraadil olnud, hoopis televiisori ekraanidele. Välisriikide juhid puudusid silmatorkavalt, sealhulgas Hiina Xi Jinping. Kõige alandavam oli see, et paraad sai toimuda alles pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid vahendasid 3-päevase relvarahu, kusjuures Zelenski teatas naljatledes, et lubab paraadi pidada. Ja Putini läbikukkumised lahinguväljal saavad nüüd kriitikat ootamatust suunast. Venemaa sõjameelne leer, eriti kõige karmimad liinimehed, kes tahtsid, et ta võitleks veelgi jõulisemalt. Abbas Kaldjamov, kes kunagi kirjutas Putinile kõnesid ja on nüüd opositsioonitegelane välismaal, ütles Wall Street Journalile, et murrang saabus jaanuaris, sel kuul, kui sõda Ukrainas kestis lõpuks kauem kui kogu Nõukogude Liidu sõda Natsi-Saksamaa vastu. Kui isegi need, kes tahavad rohkem sõda, pilkavad sinu pädevust, oled sa ohtlikus olukorras ja tundub, et Putin tunneb seda. Kremli on nüüd hõivatud uue propaganda lavastamisega, näidates Putinit kohtumas erinevate inimestega õues, tavalistes riietes ning teda ümbritsevad mitte sõjaväelased, vaid tavalised inimesed. Kogu see etendus on teesklus, mille eesmärk on summutada väiteid, et Putin on varjunud punkritesse, kui teda ei pildistata tähtsaid kõnesid pidamas. Kõik see kandub nüüd üle küsimusse, kuidas ja kas sõda lõpeb. Ameerika juhitud läbirääkimised, mis pidid toimuma eelmisel aastal, jäid toppama pärast seda, kui president Donald Trump ametisse astus. Pärast mitmekuubikkust vähest edasiminekut tõmbusid USA ametlikult läbirääkimistest tagasi, jättes Ukraina ja ülejäänud Euroopa ühele poole ning Venemaa teisele poole. 2026 aasta alguses oli Trump hõivatud Iraani sõjaga ning kuna ta oli katkestanud Ukraina rahastamise, kaotas USA suure osa oma mõjust Kiievi üle. Kuid isegi ilma maailma suurima sõjalise jõu toetuseta näib Ukraina õitsevat. Ülejäänud Euroopa korvas puudujäägi ja hakkas saatma rohkem varustust ja abi, moodustades valmisoleku koalitsiooni, et arutada sõja tulevikku, kuni võimaliku otsese sekkumiseni oma vägedega. Putin ise vihjas samuti mõistatuslikult, et sõda võib lõppeda varsti pärast võiduparaadi. Kuid siis väitis ta taas, et tema on kannatanud pool, vihjates, et ta kohtuks Zelenskiga siis, kui Ukraina nõustub püsiva rahuga. Varasemate avalduste põhjal on see kooskõlas Venemaa püüdlusega saada Ukrainalt võimalikult palju vastu ilma igasuguste garantiideta. Kõige selle üle, millest oleme rääkinud, ripub ka tumedam võimalus. Internetikatkestused, mahasurumine, FSB kasvav mõju, kõik see viitab režiimile, mis valmistub oma kurnatud elanikkonnalt jõuga veelgi rohkem välja pigistama. Venemaa võib valmistada ette pinnast, et purustada igasugune vastupanu karmimatele meetmetele, mida sõda nõuab, ja see viitab jahmatavale pretsedendile. Jaanuaris kehtestas Venemaa liitlane Iraan kogu riiki hõlmava internetikatkestuse ning kasutas tekkinud infopimedust kattevarjuna veresaunale, milles väidetavalt hukkus üle 30 000 tsiviilisiku. Seega on ainus tõeline küsimus, kui kaugele on Putin valmis minema, et võimust kinni hoida. Kuid isegi sellest ei pruugi piisata. Kui soovid rohkem teada saada, mida Kreml Putini kohta arvab, vaata seda videot. Seejärel kindlasti telli The Military Show, et saada rohkem uudiseid ülemaailmse geopoliitika kohta.